Mina olen Pillet Sopagan, Tartu Naiste Tugikeskuse juhataja olnud 10 aastat, siis selle teema eestkõneleja. Nii palju kui saab, nii palju ma sõna võtan. Ja nüüd viimaseid päevi veel ka Euroopa naised vägivalla vastu asepresident. Ma olen 4 aastat olnud selle organisatsiooni nagu juhatuses, nii et ma selles mõttes ma tean, mis on Eesti, kuidas toimub või et millised on arengud Eestis, aga ma tean ka, millised on arengud 46 riigis, mis sellesse katusorganisatsiooni kuuluvad. Ja siis ma saan ka võrrelda selles mõttes, et mis on mujal, mida saab siia tuua nagu parimate praktikatena, aga ka seda, et kui kiiresti võivad asjad nagu metsa minna. Ah, soo. Okay. Ja. See on muidugi väga intrigeeriv. Ja. Ja siis mind kutsuti ja kui ma sellest saan rääkida, siis ma alati tulen sellepärast, et inimesed peaksid teadma sellest teemast rohkem, nagu sa ütlesid, et see paraku ta ei kao kuskil, aga meie teadlikud olles on võimalik lihtsalt enda ümbrust natuke paremaks teha või märgata paremaks, aidata neid inimesi, kes ise ennast aidata ei saa. Aga kuidas sulle tundub praegu, või me just jäime arutama enne, et praegu ikkagi näib, et viimasel ajal on see teadlikkus oluliselt kasvanud. Kas see tundub õige või on see kuidagi meie fookuspunkt lihtsalt olnud nii väga sellel teemal, et me ise enam ei saa aru? Ja siis ma võiks küsida, et ei tea, miks see küll võiks olla kasvanud olla. Et muidugi on, sellepärast, et me saime 5 aastat tagasi väga tõsise eestkõneleja. Ja kes on Eesti Vabariigi president, nüüd ta hetkel on lihtsalt president. Enne seda, sest me oleme püüdnud sellel teemal rääkida poliitikutega ja otsustajatega, see tähendab, et ma ei tea, politseijuhtidega või ükskõik kellega, kes saavad aitamisel nagu kaasa aidata. Väga palju, kedagi see ei huvitanud, see on nagu niši teema ja siis, kui president selle võttis enda jututeemaks, siis olid kõik poliitikud meil joondus ukse taga ja tahtsid varjupaika näha ja tahtsid arutada meiega ja nüüd on nagu uksed avatud, see tähendab see 5 aastat. Mis tähendab see eestkõneleja nagu mängib väga suurt rolli. Ja tema roll. Ja täpselt see, et ta hoiab seda teemat ja ta ei hoia, et üks asi on avalikkus, aga ka see, et temal on võimalik ja mida ma tean, et ta on kasutanud, ta lähebki Elmar Vaheri juurde ja ütleb, et kuulge, et mis teil toimub siin, milliseid asju te olete teinud selleks, et parem oleks. Et see on väga tähtis ja see on see koht, kus ma saan öelda, et me oleme Euroopas selles väga, väga esirinnas, et meil on olnud niisugune nõudlik juht, kes on aidanud sellel teemal üleval hoida ja ta on aidanud neid institutsioone parandada, kes peavad aitama. Nii et on olnud tegelik kõva edasimine. Jah, väga hea. See on ju ainult rõõm. Sest see ongi, et ma arvan, et ühiskonna jaoks aeg-ajalt öeldakse, et liiga palju räägitakse sellest teemast ja me oleme väsinud. Aga kui me sellest ei räägi, siis me ei teadvusta seda ja siis see kaob ära, et ega see ei muutu paremaks, kui sellest ei räägita, see muutub paremaks siis, kui me lõpuks võtame kogukonnana ja siis ühiskonnana ette midagi, et see muutuks. Aga kas sina oma töös puutud kokku ka konkreetselt inimestega, kelle jaoks ei ole nagu jutupunkt või artikkel, mida lugeda, vaid kelle jaoks on nagu igapäeva elu, nende oma elu? Sa mõtled ohvritega? Yeah. Ma puutun aga vähe, et kuivõrd ma olen organisatsiooni juht, mu päris taust on finants, siis ma ei nõusta, kui mul vähegi võimalik on. Kui ma nõustan, ma olen pigem nagu see naine tänavalt, kes nõustab, aga ei pruugi olla liiga professionaalne nõustaja, aga paljus on ka seda, et kuulad ära, suunad õige inimese juurde. Sa võtad nagu esimese selle pinge või selle maha, et kas ma julgen nõustaja juurde minna. Aga ma näen natukene neid ja, et ma olen kohtunud nende päris elude ja päris lugudega ja ma olen mõne noore naise nagu tugiisik kuidagi ma olen selleks saanud, ühe naise tugiisik ma olen olnud 8 aastat, ühe oma 2,5 aastat, ühe oma 5 aastat. Ja see tähendab, et tugiisik selles mõttes, et see vägivald ei ole otsa saanud. Akuutne vägivald nagu selles pereringis on otsa saanud, ta on ära läinud, ta on saanud lapsega ära minna,
aga vaimne vägivald kestab ja kestabki aastaid. Ja üks nendest, kes mul 5 aastat on olnud, tema on öelnud väga nagu pragmaatiliselt, et veel siis, kui ta sai oma lapse tagasi, see oli, ütleme, et ta ütles, et veel on 16 aastat minna, et ei ole hullu. Et kuni lapse täisealiseks saamiseni nagu. Jah, et senikaua see vägivald võib kesta. Mõnikord rahunevad vägivallatsejad maha, kui nad saavad uue pere ja siis ka võib olla uue ohvri. Mis ongi, et 2 noort naist on mul 1 mehe erinevad ohvrid, erineva aja. Et nüüd ma täiesti küüniliselt, kuivõrd riigi pool ei ole suutnud mehel vastutust panna, siis mina täiesti küüniliselt ootan, kuni tuleb 3. naine oma lapsega. Sest ta raudselt ta tekib. Ja see on see, mis juhtub siis, kui me ei reageeri või kui me ei nõua reageerimist või kui me ei nõua vastutuse võtmist, siis sellised asjad juhtuvad. Aga näiteks, kus sina näed, kuna sa selle teemaga kokku puutud, sa ütled, et riigi pool ei ole suutnud meest vastutusele võtta. Et kus sina näed neid kõige suuremaid selles mõttes arengukohti või kohti, kus ongi need lüngad sees selles süsteemis või me ju ka, kui me seda lavastust ette valmistasime, siis näidendid kirjutasime, et võib-olla paar sõna te kõik lähete seda täna vaatama, et tegemist otseselt ei ole dokumentaallavastusega, seda on ikkagi nagu lugu, need tegelased, kes teie ette astuvad, on välja mõeldud inimesed. Nad on tegelased, aga me intervjueerisime erinevaid spetsialiste, erinevaid ohvreid, kes selle teemaga on kokku puutunud ja nende intervjuude põhjalt siis lõime selle loo ja lõime need tegelased. Ja siis, kui me ka nagu üritasime kogu sellest süsteemist, mis Eestis selles valdkonnas on, aru saada, siis vähemalt minul, kes ma olen minu lähikondsed, minu perekond on hästi palju juriste, siis minul jäi nagu mulje, et seal on ikkagi mingid seadusandlikud justkui lüngad või kaksipidi mõistmised, mida minul mitte juristina tekkis küsimus, et miks juristid seda asja korda ei tee või seadusandjad. Et kuidas sina näed, et kas need lüngad on seal kohas või kus need või on lüngad ikkagi selles kohas, et tegelikult seadus on hea, aga selle seaduse justkui täide viia, et võib-olla arvamused või hoiakud tahaks natuke kaasa toomist. Mõlemat on. Ma olen väga selgelt, mina tegelikult olen väga selgelt seda meelt, et meil võiks ja peaks olema eraldi perevägivalla seadus. See võiks see peaks Šotimaal võeti vastu 2018 perevägivalla seadus, 2019 hakkas see kehtima, 2020 nad juba on teinud analüüse, nad analüüsivad muidugi edasi, et kuidas need kohtuprotsessid muutusid, näiteks kohtuprotsessid või ka menetlemine alates politseist. Siis selle perevägivalla seaduse keskmes on ingliskeelne sõna on coercive control. Tal ei ole eesti keeles väga head vastet. Airi Mittendorf sotsminister on öelnud, et see võiks olla sundiv kontroll. Mina ütlen, et see on kestev vaimne vägivald. Ja see on näiteks see, mis minu nende naistega on. Et see on kestev vaimne vägivald ja seda ei võta mitte ükski nagu politseinik. Ta ei võta seda, sest seda osa ei ole seaduses. Kui sa peksa saad ja sa oled perekondlikus suhtes, siis see on nagu raskendav asjaolu. Aga see, kui ta näiteks, mis nagu ühe puhul on, et see mees, kellel on kehtiv karistus tingimisi selle naise peksmise eest, lähisuhtes, mis tähendab, et see peaks olema nagu karmi, jälitab teda autoga ja kui see auto peatub kuskil parklas, siis ta peksab vastu uksi ja aknaid ja karjub, et ma võiksin sul hambad kurku lüüa ja me läheme sellega politseisse ja me mängime lindistuse ette, sest isegi on salvestatud. Meil on tüdruk salvestas, sest ma palun neil kõik asjad, mis on, palun salvestada. Ükskõik, et isegi kui praegu seda ei saa kasutada ja politseinik ütleb, et mul ei ole mõtet avada ka nagu seda toimikut või mul ei ole mõtet seda registreerida teie avaldust, sest sellega ei saa mitte kuskile.
Ometigi on tõepoolest sest ta ütleb, et kohtusse läbi ei lähe, sest mees ütleb, ma võiksin sul hambad sisse lüüa. Ta ei ütle, et ma löön sul hambad sisse. Ei loe see, et sellel mehel on kehtiv karistus selle naise peksmise eest. Mitte midagi ei loe. Ja siis ongi see, et me seisame selle naisega politseimaja trepile eelmine aasta ja ta ütleb, et mitte keegi ei aita mind. Ja mina ütlen, et ma olen, et sinu kõrval on Eesti kõige tugevam naiste varjupaik. Meie aitame. Riik ei saa aidata, mis iganes põhjusel. Sest politsei ütleb ka, politseinik ütleb täiesti nagu siiralt, et ma ei saa aidata, tulge tagasi, kui midagi on juhtunud. Nagu... Aga mis siis? Jah, tõesti ongi see, et ja see on see, mille pärast meie ütleme ja kui me läheme kohtusse näiteks kas lapse hooldusõiguse pärast või alimentide pärast, kus on ka tegelikult see et vägivald on dokumenteeritud, seal võivad olla isegi samamoodi see kehtiv karistus on olemas, siis tsiviilkohtunik ütleb, et teda see osa ei huvita üldse. Tema vaatab seda juhtumit kui eraldi ainukordset asja. Et see, et seal on vägivald, see ei puutu asjasse, tegelikult puutub. Ehk just kui halb abikaasa või vägivaldne abikaasa ei tähenda seda, et ta ei ole hea isa. Jah. See loogika. Jah, see selles mõttes natuke tõestab ka seda, mis ka meil tundus ühel hetkel, kui me nende inimestega vestlesime, et millegi pärast enne seda, kui me võib-olla selle teemaga süvitsi tegelema hakkasime või seda asja uurima, oli vähemalt minul ka see arvamus, et mingi osa, et see on just, et vägivald on just kui nende inimeste probleem, kes ei suuda oma vihaga toime tulla. Aga siis ma ühel hetkel hakkasin aru saama, et see on niivõrd süsteemne ja millegi pärast need inimesed tunnevad seadusi täht-tähelt. Nagu sa ütlesidki, et kui see on juba öeldud see ähvardus mitte nagu kindlas kõneviisis, siis ta enam ei olegi ähvardus ja nad teavad seda. Mis tähendab, et see ei ole, tegelikult see ei ole juhuslik. See ei ole ja nad on, ütleme, me muidugi tegeleme selliste, meie lood on keerulised, nagu need lähisuhtevägivalla lood, mis naiste tugikeskustesse jõuavad, on ikkagi rasked. Ja need tüübid kontrollivad ennast väga hästi. See ei ole kire, ma ei tea, et lõhume üks lõub taldrikuid ja teine lööb või ei. Et see on väga kontrollitud, sest see tüüp ei tee seda kodust väljaspool. Ta on kodust väljaspoole väga nagu tasakaalukas või tore. Aga ta teeb seda kodus, see tähendab, ta kontrollib väga hästi enese ümbritsevat keskkonda. No mis on ka jälle, mis meile oli ka, ma mõned üks kõige suuremaks üllatuseks selle teemaga tegelema hakates, mille peale ei pruugi tulla, kui ei ole nii selles teemas, ongi just täpselt see, et kes on need tüübid, et missugused on need vägivaldse inimese tüübid, et ikkagi täpselt, et sa kujutad ette, et see on mingisugune, et on nagu juba pealt näha, et see on kuri tüüp, paha tegelane. Et just, et jälutad tänaval ja vaatad inimene tuleb vastu, et sa kujutad ette, et jah, tema on nüüd kodus vägivaldne. Aga tegelikult paha tihti ja nii palju, kui tuli eriti intervjuudest välja, on need inimesed, kes on kõige meeldivamad seltskonnas, teevad kõige rohkem nalja, on seltskonna hinged, on sellised, kelle kohta nende sõbrad ütleks, et tema mitte kunagi ei teeks, ei kujuta ettegi. Ja kui palju oli just nagu seda sorti nagu tüüpi, et see läks sellesse lahtrisse, et minu jaoks, ütleme, see oli kindlasti üks kõige suuremaid üllatusi, aga samas hiljem jälle tundus väga loogiline, aga hästi halvas mõttes. Jah. No seal ongi see, et kui mõelda, et kas on tegemist dysfunktsionaalse suhtega, see tähendab, et halvasti toimiva suhtega, kus inimesed võib-olla ei peaks olema koos, aga nad saavad hakkama, see tähendab, et neil on võrdne suhe või siis tegemist on vägivaldse suhtega, mida meie defineerime nagu selles mõttes vägivaldseks, et see on et inimesed ei ole võrdsel tasemel, võim ja kontroll. Ja seda me oleme politseinikele õpetanud, seda õpetatakse tegelikult ka sotsiaaltöötajatele ja kõigile, et mis on erinevus selles, et kas tegemist on siis mittefunktsioneeriva suhtega, kus inimesed, ma ei tea, mis iganes sagedusega, tulevad kokku, tülitsevad omavahel, laamendavad, aga neil on mõlemal õigus. Või siis teine on see, et sa oled sellisel, sina oled üleval, sina oled all ja sa ei saa elus sellele sinna vastu hakata, sa lihtsalt ei saa. Ja see võimu ja kontrolli suhe on see, mida me
peame alati testima, et kas selles perekonnas, kuidas selles perekonnas võimusuhe on. Sest tihti on see ka, et kui politsei kutsutakse, siis mees mängib ohvrit. Mees ütleb, et naine tegi mulle seda, näed, tema tegi, tema laamendas, tema, ma ei tea, viskas toadoosiga, viskas võib-olla enne see kaitseks või see oli viimane, mida ta julges või oskas või sai teha, sest nendel tekib samamoodi, kui tal on hirm elu ees, elu pärast, siis ta võib reageerida, et see on reaktsiooniline vastus sellele, et see ei ole nagu päris see... Ei ole võrdne võrdsega. See ei ole võrdne võrdsega, üldse mitte. Aga küsin nagu sellise küsimuse, et mis oleks nagu sinu nõuanne nendele inimestele, ütleme, et kui mina näiteks kahtlustan, et kellelgi minu heal sõbral või lähedasel ei ole oma kodus suhtes kõik korras, et mis on see nõuanne nagu minule, kuidas mina saan aidata, sest ma ei saa ju minna lihtsalt küsima. Või mis? No sa saad, tegelikult on ju see, et sa võid kas naabrina minna see, kui sa tunned kedagi pikka aega ja sa näed, ta läheb suhtesse ja kõik on hästi tore ja siis ta hakkab nagu, tavaliselt midagi pole teha, on see naine, üle 90%. Ta hakkab nagu, ta muudab väga oluliselt oma käitumist, ta kaotab ära oma sõpradega ühendused, ta on nagu, et kui ta tuleb ka välja, ta on selline äraolev või ta on niisugune imelik, siis tegelikult tuleks lihtsalt küsida mingil hetkel, kui sa saad taga kaheks olla, et kas sinuga on kõik korras, kas sa tahad rääkida. Ja ta ütleb ilmselt, et ta ei taha rääkida, ta võib 10 korda öelda, et ta ei taha. Ja sa alati ütledki, et ma olen sul olemas ja et ma kuulan, et ükskõik mida sa räägid, aga ma olen sul olemas. Ja teine, mida me soovitame ka, või kui on näha, et naabrite juures on mingi selline, mina soovitan, et helistada ohvriabi kriisiabi telefonile 116 111 ja küsida, et kuidas me saame, mida ma saan teha, mul on kahtlus, et on. Aga selge, et me ei tohi marssida sinna kohale, on hea ka nagu otsekohe, kui ei ole tunda, et nagu on mingi ohtlik olukord, siis ka pole mõtet politseid otsida nagu esimese hooga. Et siis küsida, kuidas teha, mida teha ja nad õpetavad. Sest see on nagu põhiline, mida me näeme, mis eriti nüüd COVID-i osas on, või COVID-i ajal on tekkinud, kus inimesed, kus ei saada abi otsida, et märgake oma ümbritsevaid ja märgake, kui midagi on, et kui midagi muutub valesti või kui midagi, et kui inimene, põhiline ongi vist see, et ta sulgub endasse ja ta räägib oluliselt vähem oma pere asjadest, kui ta varem on rääkinud. Või kui ta on väga nagu kurb või väga äraolev või väga selline. Ja siis et küsida nõu spetsialistide käest ja siis olla lihtsalt olemas ja öeldagi, et ma olen olemas. Ja siis, kui ta tuleb rääkima, siis mitte kunagi ei ütle sa, ükskõik mida ta räägib, mitte kunagi sa ei ütle, et ei või olla või ta on nii tore mees või mis asja. Ei, et jaa, ma usun sind. Nagu see on põhiline, ma usun sind ja sa võid mulle alati rääkida. Ja siis, kui sa räägid minuga, siis mingil hetkel, ma saan öelda, et mina olen naabrinaine, aga et tegelikult sa võid helistada sellel numbril ja rääkida nendega, sest nemad ka nad ei kutsu sind kohale, nad ei kirjuta su nime üles, nad ei tee esimestel kordadel midagi, nad räägivad sinuga. Ja siis enamasti on see, et mingil hetkel sa julged minna ja istuda seal laua taga ja rääkida. Ja siis sa saad aru, et see ei ole sinu elu normaalsus, sest nende jaoks, kes vägivallas on ja kui nad on ka nagu vähe pikemalt olnud, aga mitte alati, see on nagu see ellu jäämine selles reaalsuses, et see on nende elu ja see on nende jaoks tavaline, see ei ole minu jaoks või teie jaoks on see selline erakordne, et kuidas sa ei näe, et see on, mis sinuga juhtub ja on normaalne. Tema jaoks see on normaalne. See on tema normaalne elukeskkond ja ta saab aru sellest alles siis, kui ta on palju kordi võib-olla mõnikord käinud ja mõnikord läheb tagasi ja loodab ja aga lõpuks ta ikkagi tuleb ära, sest inimõigus on elada hirmu ja viha vabalt. Sest enamuses sellistes suhetes ei ole peksmist. Peksmine on väga lihtne. Peksmine on nagu ka meie jaoks oleks see kõige kergem, sellepärast et meil on jäljed, mida me saame fikseerida. Enamus naisi tulevad ja nad on oma meestega ühel nõul. Mehed ütlevad, et naine on süüdi ja naine ütleb, mina olen süüdi. Ja seda me ka nende teemaga tegeledes nagu saime järjest enam aru, et see
see nii-öelda mina-pildi või selle arusaamise iseendast ja endast ümbritsevast maailmast muutumine niimoodi tilkhaaval nendes suhetes ongi vist selline, mida selle suhtes mitte elades täpselt nagu ette ei kujutagi. Ja need naised, kellega me rääkisime, osad, kes olid juba nagu nii-öelda vägivaldsest suhtest olnud mõnda aega eemal, tunnistasid ise ka, et nad ise ka ei usu tagant järgi mõeldes, et nad, mida nad tol hetkel mõtlesid, uskusid, kuidas nad seal olid. Ja minu meelest õudselt ja metafoor, mida ma ka vist kuskilt raamatust selle kohta lugesin, et see on nagu nii-öelda nagu konna keetmine, kus konn pannakse külma vette ja siis vaikselt hakatakse seda tuld seal pliidi all nagu järjest juurde panema ja see konn ei saa arugi enne, kui see vesi keeb, et midagi on valesti. Ehk see käib nagu nii vaikselt ja tilgutades, et selleks hetkeks, kui sa saad aru, et pead välja hüppama, siis sa ei ole enam hüppamisvõimeline põhimõtteliselt. Ja, sest see ju algab nagu sellise suure ja kõike hõlmava armastusega. Ja siis seda armastust lihtsalt ühel hetkel ta moondub omandiks ja et see on, mida me noortele ka oleme öelnud aeg-ajalt või siis, kui me räägime, et näiteks Stingi laul, see Every Breath You Take, et see on puhas stalkerite hümn. Aga et kui I'll be watching you. Ja, I'll be watching you. Et kui sa nagu näed, et sul on keegi, kes et värske boyfriend või ja ka girlfriend, sest sellistel nagu noorte puhul on eriti ka need girlfriendid muutuvad nagu äärmiselt nagu selliseks. Et kui ta saadab sulle neid sõnumeid, et sa oled nagu sina oled minu elu kese ja sa oled ainus ja kõik ja mitte midagi muud mul ei ole, jookse. Nagu see ei ole, kui inimesel ei ole muid hobisid või muid asju, siis see on nagu kõige suurem märk. Kui sina oled ainus tema peas, siis jookse. Sina ei pea teda ravima sellest. Noorte puhul nende esimese armastuse puhul tundub see nagu midagi maailma kõige ägedamalt, kui keegi ütleb, et sina oled minu maailma keskpunkt on. Ja eriti siis, kui sa tuled näiteks või sellisest kodust, kus ei ole nagu tuntavat armastust või tuntavat hoidmist olnud, et siis võib juhtuda see, et ometi ma saan vanju selle. Et ka sealt võib minna see. Kusjuures ma mõtlen, et nii palju oli seda, kui me rääkisime siis ohvritega või tegime intervjuusid, siis oli üks refrään, mis käis läbi, oli see, et kõik olid nii alguses lõpus kui ka vahepeal ka keskpaigas vabandasid selle eest, et kindlasti on kellelgi palju hullemad lood. Et selles mõttes, et kindlasti te olete kuulnud juba palju hullemaid asju ja eriti ka näiteks üks naisterahvas, kellele tema mees peksis süstemaatiliselt minuteid järjest, ütles, et see ei ole mingi eriline, kindlasti teil on palju hullemaid lugusid. Et nagu sa ütlesid, et üks asi on, see on justkui tegelikult hästi äratuntav ja kõik oskavad näpuga näidata, et see on vägivald. Aga ka sellised, kelle puhul tõesti, kes ütlevadki, et see on, kes ise ka saavad aru, et see on seda nagu keeruline ühiskonna silmis teinekord vägivallaks nimetada, kui seda lööki toimunud ei ole. Et siis, kui keegi lihtsalt su võtab enda hõlma alla ja hoiab täiesti kinni, et siis tunduski, et te olete kindlasti palju hullemaid asju kuulnud. Meil on see on üks, mida peab tegelikult, kus ühiskond peab muutuma, on see ohvri süüdistamine. Et see on tegelikult see, mis rikub ära selle. Meil ei nõuta vägivallad sealt vastutust, meil ei nõuta seda, et sa paned ta keset tuba, võta vastutus. Me saame aru, et sul on mis iganes armid lapsepõlvest või mis iganes. Sina valid selle käitumise. Võta vastutus, parane ja me tegeleme su armidega. Aga ohvri süüdistamine tuleb nagu ülimalt kerge. Tegelikult ükskõik milles. See papi, kes lasi maha 2 lapse ees, pisikese lapse ees naabrinaise. Või see mees, kes Viimsis tappis, peksis kõhtu naist, kes oli purjus. Ja nüüd ta sai kergendatud karistuse, sest ta ei arvanud, et see tapab. Ei ole, see tähendab, et tema mängib ohvrit ja tegelik ohver on surnud. See, et see naine oli joodik, see võis olla tegelikult pikaajalise vägivalla tagajärg ja selle naise toimetulek. Sest meil on praegu ka üks projekt, on sõltlastest vägivalla ohvrite nagu abistamine. Sest need on nagu stigmatiseeritud, et sa oled naine, sa oled sõltlane, kas joodik või siis muu. See tähendab, et sa ise nagu paned ennast sellesse olukorda, aga tegelikult uimestab ennast.
et tema viis selle asjaga hakkama saada, sest tema ei näe seda võimalust, et ma saan minna ära, ta näeb, et ta ei saa minna ära. No see on üldse see põhjus tagajärg suhte nagu sassi ajamine, et teinekord ka, et vaata, milline närvihaige sa oled, mõni ime, et ta suga nii käitub, aga see, et see naine võib-olla on närvihaige sellele, et taga on kogu aeg nii käitutud, et seal see põhjus ja tagajärg on hoopis nagu sassi aetud kõrvalvaataja silmis. Et pluss jah, ohvri süüdistamine on nagu väga-väga lihtne tulema. Teinekord ka iseenda puhul pead ennast mõttes nagu korrigeerima, et need samad kõikvõimalikud artiklid ja nende pealkirjad, kus sa saad ühel hetkel aru, et mis asi see on, mida ma loen. Mis asi see on, mida ma praegu mõtlema hakkasin. Sest et sulle maalitakse ikkagi pilt rõhutades kindlaid iseloomuomadusi või jah, see on kõik tõsi. Või kui su telefon varastatakse ära, siis sind ei süüdistata selle eest, on ju. Jah. Aga kui sa ennast tutvustades ütlesid, et sa tead neid halbu näiteid teistest riikidest, et kuidas on nagu, või ka häid, et pigem, ma ei tea, mind hakkas lihtsalt huvitama see, et mis on siis see tee, mida ei tohiks kindlasti minna või kus on see? Halbu näiteid on, meil natukene tuli, aga vähe. Meil oli see valitsus väga lühikest aega, et nad ei suutnud pöörata midagi ümber. Aga riigid, kus on olnud pikka aega populistlik parempoolne valitsus, nad vähendavad või võtavad täiesti ära naiste varjupaikade rahastuse näiteks. Nad töötavad selle vastu, nad muudavad seaduseid selliselt, et Venemaa perevägivald ei ole, tähendab naise peksmine vägivalda situatsioonis ei ole mitte mingi asi. Siis me räägime, üks on naiste õigusest oma kehale, mis on väga suur asi. Kui pandeemia algas, siis Tšehhis võeti ära mitte ainult naiste kriisiabitelefonide rahastus, ka laste kriisiabitelefoni rahastus võeti ära. Ja kui sul ei ole raha, siis MTÜ-de rahastamine niikuinii kõigis neis riikides on tagantjärgi. Keegi ei maksa sulle ette, vaid sa töötad ja siis sa saad mingil hetkel raha. Aga et sellistel hetkedel esimene kokkuhoiukoht on naiste tugikeskused, need kriisiabitelefonid, keegi ei saa aru, et mine kodutute varjupaika. Et see ei ole absoluutselt sama asi. Ja siis järgmine samm on perekond, on ju. Et meil on perekond on ikkagi meie riigi alus, perekond on püha. Need naiste varjupaigad tegelikult, see ei ole, keegi ei ütle, et nad on saatanast, aga need lükatakse nagu nende argumentidega, et kuidas meil tuleb perekonda hoida ja säästa, siis need on ikkagi nagu halvad asjad. Ja see võib, nagu ongi, et see on hästi aeglaselt, nii nagu Ungari ja Poola, et selle konna keetmisega, et on olnud väga aeglane suund sinna poole. Ja ühel hetkel lihtsalt kõik head asjad kukuvad kokku ja siis pööratakse see ümber. Ja siis sa oled naiste varjupaikades, sina kui naiste varjupaiga juht oled kurjategija. Mul on praegu Veivi see, ma ei oska öelda, kuidas ma seda ütlen, sister, kolleeg, kes põgenes Valgevenest, sellepärast, et tema, kes ta on 11 aastat naiste varjupaika juhtinud, riigiga koostööd teinud, riik on rahastanud seda, on ta nüüd kriminaalkurjategija ja tema MTÜ suleti nüüd kui kriminaalne organisatsioon. Samamoodi, et sul on nagu 11 aastat pühendunud tööd ja esiteks põgened riigist, kui nagu omamata midagi seljas. Või et see, mis sul seljas on, see on kogu su elu. Ja sul võetakse ära nii missioon, töö, see, mida sa teinud oled. Nüüd me arutamegi, et teha Eestisse MTÜ, mis siis hakkab Valgevene naisi kaugelt aitama, sest see on nende elu reaalsus. Nojah, seda kuulates tekib ikkagi nagu see arusaam ja see tunne, et see, mis meil on, see ei ole nagu midagi iseenesest mõistetavat, et selle hoidmise nimel on ikkagi vaja nagu vaeva näha. Ja see ongi, et nüüd ka, et ega mul natukene nagu saba väriseb, et kui Kaljulaid ära läheb, et kas see teema lükatakse meil vaiba alla või mitte, et ma saan aru, et nüüd on meil see krediit, et meil on kohustus hoida seda ikkagi üleval ja suruda seda teemat avalikku arutellu kogu aeg, sest muidu, nagu ma alguses ütlesin, me elu paremaks ei muutu, kui me ei võta välja inimesi vägivallast
ja neid lapsi vägivallast, sest nemad on järgmine põlvkond, kes kasvavad selle teadmisega, et või noh, nad ju ei õpi, et ma tean või noh, et nagu õpikus on ju, et õpime selgeks, et niimoodi käitudes saan ma parema positsiooni elus. See on neil tunnetus, see jääb neil selja ajusse ja nad edaspidi käituvad selliselt. Võtavad üle kas ühe või teise. Nad võtavad üle ühe või teise. Ja. Meil hakkab tasakesi, nüüd on aeg, on otsakorral, aga võib-olla on kellelgi küsimusi tekkinud või midagi, mis siis on praegu hea võimalus. Või mingeid tähelepanekuid. Aga ma siis küsin. Mul ei tegelikult see küsimus, et kui kõik me tegeleme nagu tagajärjega, inimese ennetust. Ma teadlikkuse tekitamine, et me ei jõuaks sinna, et see konflikt vajas. Jaa. Ka sellest me oleme aastaid rääkinud. Ei ole raha ennetuseks. Praegu tehakse nagu selliseid väikseid projekte. Ma tean, et Sotsiaalkindlustusametiga mina olen üks ekspertidest, kes lähevad kooli rääkima vägivallast kui teemast, siis suhtevägivallast, paarisuhtevägivallast ja üldisest vägivallast kui teemast. Et noh, teatud mõttes ma võiks öelda, et meie põlvkonda päästa ei saa, me läheme nii, nagu me läheme, on ju. Noh, et see teadlikkus, ma loodan, et inimestel on empaatia, et nad jälgivad teisi, et nad vaatavad, millele me peame suunama lapsed ja harida lapsi selliselt, et nad edaspidi või noh, et nemad kasvaksid vähemalt teoreetilise teadmisega, sest kodust nad ei saa seda, sest kodu ei oska olla. Kodu ei ole samamoodi õpetatud ju kuidagi, et kuidas on õige või kuidas on hea. See nagu juhtub, mida meie oleme aastaid püüdnud ka selgeks teha, on see, et võtke kooliprogrammi sisse sotsiaalsete oskuste õpetamine. Mis tähendab, et mitte ainult vägivald, vaid üldiselt, et oleks sul nagu klassist 0 või lasteaiast peale, kuidas ma suhtlen teiste lastega, kuidas ma tunnen ära, kui minuga suheldakse valesti, kuidas ma abi otsin, mida ma siis teen, kui ma olen nii vihane, et ma pean lööma. Sest väike inimene ju, ta ei oska samamoodi, ta tuleb, ta on puhas leht ja tema õpib selle vihaga toimetuleku kodust. Nii et kui ta saaks selle õpetuse, et kuidas ma kanaliseerin oma viha, mitte ei lähe, ei löö teist last või ei ammusta või ükskõik mida ei tee, vaid et mul on mingid muud mehhanismid, siis nemad võivad kasvada üles edasi, et järjest arenedes, kuidas tundub ära manipulatsioon järgmises klassis, kuidas mitte sattuda, ma ei tea, vägivallatsejaks või vägivalla ohvriks, millised on need märgid, sest mul on terved slaidid, et kuidas tunda ära halba boyfriend või kuidas tunda, mis on ohumärgid. Ja nagu ma ütlesin, noorte puhul on see tegelikult ka girlfriendide puhul see, et mõlemal, ükskõik kuida pidi, aga parem on varakult ära joosta ja teada neid asju. Aga seda me ei õpeta. Seda me ei õpi. Mina tean kaaptitite ruutude summa võrdub hüpotenoosi ruuduga. Mul on täiesti kasutu minu jaoks. aga et mulle ei õpetanud keegi seda, et kuidas ma saan aru, et minuga manipuleeritakse või kuidas ma saan aru, mis asi on manipulatsioon. Ja see teinekord tegelikult isegi ju puudutab, nagu sa ütled, üldse sotsiaalsed oskused, et see ei ole isegi ainult lähisuhtes. Et kas kuni selleni, et kui, ma ei tea, kui inimene on tänaval pikali, siis ma lähen ja küsin, et kas tal on midagi viga. Ta võibki olla purjus, aga ta võib olla takiga või ükskõik mida. Et seda hoolimist ja sotsiaalseid oskuseid üldiselt. Seda võiks olla. Ja me ikkagi surume seda. Mis siis, et praegu ei võeta omaks ja öeldakse, et õpetajad ei arva, et seda on tarvis ja midagi peab koduga tegema, aga tegelikult ma ikkagi ütlen, et kodud hetkel ei oska, need, kes oskavad, nad ei pruugi ka, et kui ma kasvan heas kodus ja on väga heades kodudes kasvanud noori naisi, kes satuvad vägivalla ohvriks, nad ei oska seda ära tunda. Nad ei saa aru. See on jälle see sama, et kodus ei õpetatud, sest normaalsed suhted olid normaalne. Aga kui sa lähed kusagile mujale, sa ei... Ma just paar päeva tagasi mul nagu Facebooki selles feedi eestikeelne nimi on Voos. Ja kuna ma ka nagu ohvriabi lehekülge jälgin sealt, siis oli ka nende see info, et ma saan aru, et neil on ka, võib-olla see on juba olnud enne, sest mina nägin seda praegu, saatsin edasi nagu oma laste kooli. On ka see, mis on see tagasi kooli, need sinna ma lähengi, see ongi see sama. See on see sama ka, et sellel teemal, et kutsuge meid kooli rääkima, räägime teile üks akadeemiline tund, 45 minutit sellest teemast, just nendest
väga tore. See tundus mulle ka lihtsalt täpselt selline asi, et väga õige asi. Et midagigi, et see on algus et tulles tagasi ennetuse juurde, meil on riigil on vägivalla ennetamise strateegia või arengukava 5-aastased, kus on kirjas iga aasta on vägivalla ennetus. Ei ole, küsime sotsminni naiste käest, nad ütlevad, et ennetus on kirjas küll, aga raha ei anta. Mida ma ennetan? Ilma rahata paraku ei saa teavituskampaaniat teha. Ja ennetus peab olema tegelikult nii, nagu meil on purjus ujumise kohta igal aastal, 20 aastat. Ja kõik juba, tegelikult tahab päris pikalt enne, kui ühiskond saabki aru, et see ongi jama. Samamoodi peaks olema selle vägivalla teema ühel või teisel moel kajastamine. Perioodiline. Nüüd tuleb 25. november, meie hakkame kampaaniat tegema. 25. november on ülemaailmne naistevastase vägivalla vastu võitlemise päev. Aga selle mõttega siis võib-olla jätame inimestele siis ja sinule kaasa arvatud väikese pausi enne etendust. Jätame aega. Mina lihtsalt igaks üks kordaks veel üle, et kui te näete või tunnete, et kellegagi on midagi valesti, siis öelge neile, et sa võid tulla minuga rääkima ja ma olen alati olemas. Ja siis küsige sellelt kriisiabi telefonilt, kui on tunda, et midagi on valesti ja ma ei saa ise toime, et kuidas aidata. Mis number see ohvriabi oli? 116 mis ma nüüd ütlen? 116 006. 111 on lasteabi, 006 on see... Äkki on teil kasti kavalehel. Varjupaikade kontaktid, kui ka ohvriabi, see info on kõik ka kavalehel. Kodulehel on ka. Need numbridega lavastuse kodulehel on. Lavastuse kodulehel ja palunabi.ee on ka siuke lihtsam. Et need on, sest et meie töö on samamoodi märgata. Et märgata ja olla olemas. Nii, suurelt. Aitäh!